Täna oli siis lugeda, et saatejuht Kristjan Jõekalda sai infarkti ja kui ma sulle täna helistasin, et sind saatesse kutsa, sa olid nagu ootamatult reipa häälega. Ausalt, ma mõtlesin, et sa oled nagu selline nagu põdur ja väsind ja võib-olla me saame sinuga Skype'i ühenduse tegema, sa olid kuidagi reibas ja energiline. Kobis ise kohale kohe. Kuidas see kokku läheb? Tegelikult ongi, ma olengi selles mõttes halb näide, et rumalate otsustega on võimalik ka veel niimoodi välja tulla. Et tegelikult oleks peanud või oleks võinud ikka kordades kehvemini minna, aga mul ei läinud, mul vedas lihtsalt. Miks see infarkt sind tabas siis? Ei ole lihtne küsimus, jah? Ei ole lihtne küsimus, sellepärast, et ega arstidki ütlesid, et see võib olla nii mitmeski asjast kinni. Et üks on see, et ikka eluviisid, tervislikud eluviisid ja asjad, kui need puuduvad, ega siis kasvatadki endale selle mingisuguse trombi sinna kuhugile ja vererõhk ja stress ja kõik selline asi, aga samas võib see olla ka pärilik, nii et võta nüüd kinni, et mis see täpselt on, ega seda keegi ei tea, igal juhul ta on ja hea tunne see ei olnud. Nad räägivad, et infarkt, et kolm kõige valusamat asja ütles mulle ükskord arst, et sünnitus on 3. kohal, 2. kohal on neerukivid ja kõige valusam asi maailmas üldse sinuga juhtub võib on infarkt. Kas see oli niimoodi? Mul ei ole neerukivisid olnud ja seda sünnituse asja ei tea, sest ei ole ka naisel kõrval seisnud, kui see oli kõik. Aga oli küll valus, jah. Et ma olen aru saanud, et need on erinevaid valusid. Alates sellest, et inimestel võivad hakata hambad valutama selle asja peale. Kukal, siis minul oli siin, nagu siin rindades või kopsudes siin üleval kuidagi. Nii kinni oli, et aga mul algul läks üle. Oli väga valus ja siis kuidagi ma sättisin ennast ja sain hakkama ja ei olnud hullu. Ja siis tuli see teist korda see laine ja sain jälle üle ja kõik oli korras, magasin öö ära. Ja siis ei läinud ühel hetkel enam üle ja siis see valu läks ja läks ja läks. Ja tõesti lõpuks oli niimoodi, et ila hakkas nagu jooksma. Nii valus oli. Lihtsalt... Aga kiirabi ikka ei kutsunud, jah? No ma ootasin, et naine pidi 4 koju tulema, et ma ootaks nagu naise ära, et siis küsiks uuesti üle, kas ikkagi tasub helistada, sest mul oli natukene paha tunne selles mõttes, et mida ma siis ütlen kiirabisse? Katki ju ei ole midagi. Et mul on valus. Nad ütlevad, ja mis siis on? Et mõnel on, ma räägin, käsi otsast ära või pea lõhki ja sul on valus. Aga lõpuks oli asi nii hull, jah, et enam ei jaksanud ja vaatasin oma, poisid olid mul kodus ja vaatasin nendel näkku, need olid näost valged ja siis ma sain aru, et juu ikkagi, ja käsi hakkas tuimaks minema. Sellest ma olin kuulnud. Et kui vasak käsi läheb tuimaks, et ju siis on midagi säärast seal on, nii et siis ma helistasin. Ma sain aru, et õnneks sa said arsti juures riielda, et sa liiga kaua venitsid selle veel. Jah, oli küll, jah. Et nad ütlesid, tegelikult nad ütlesid, et teid tuleks korralikult läbi riielda. Et nad tegelikult ei riidlenud muuga. Aga see on lollus, mis tegelikult, millega ma hakkama sain, et tegelikult kohe, kui sellised valud ja asjad tulevad, ei ole mõtet panna endale diagnoosi, et mul on arvatavasti kopsuvähk või kõrivähk või milleni mina lõpuks jõudsin internetis surfates, et mul on ärevushäire. No see on palju meeldivam diagnoos tegelikult. Ja, absoluutselt. Ja see meeldis sulle, ma saan. See meeldis mulle rohkem, sellepärast, et ma mõtlesin, et vaata, ise nagu tundun endale selline, et ei olegi nii ärevust täis, aga et järelikult on kuklas sõda, COVID, maksud ja gaasi hind ja näed, palun, siin ma olen. Mida siis peab üks inimene, kes hakkab tunnetama, et asjad hakkavad kiskuma kiiva tegema? Mis sa nüüd teistmoodi teeksid? No nüüd ma olen aru saanud sellest, et tegelikult ikkagi, kui see valu ja see pitsitus rinnast tuleb, et ei maksa oodata, lihtsalt ei maksa oodata. Kas valida number kohe ära, sest et see asi läheb väga kiiresti, väga halvaks. Ja eriti hull on siis, kui oled veel üksi kodus, et ei ole mõtet hakata kõigepealt helistama sõbrale või sõbrannale, et mul natuke kehv, et mida ma peaksin tegema. Ei ole mõtet hakata ise kodu mingite ravimitega mässama, vaid tegelikult tulebki helistada. Seda mina ei teinud ja nüüd ma natukene targem olen selle koha pealt, et kui ikka siit tõmbab kokku, kui tulevad täpid silme ette ja kätt enam korralikult ei tunne, siis on juba põhimõtteliselt hilja, siis oleks pidanud juba 5 minutit tagasi helistama. No tegelikult infarkt on väga ohtlik tervislik seisund, sellesse võib ka surra. Tundsid sa seda, et võib-olla oli surm, ma ei tea, mõne minuti, mõne tunni kaugusel sinust? Ei tundnud. Jällegi ma ütlen, et ma olen selles mõttes kehv näide, et ma olin kogu aeg
ärkvel, et ei olnud nii, et kukun jala pealt ja nagu Väljamaa filmis käib see asi, et ei üldse mitte. Olin üleval, kiirabiga viidi haiglasse, kohe lauale, olin isegi siis üleval, kui täpp tehti kätte ja lükati see sont sisse ja lõhustati siis see tromb ära, et seal oli jah see häda, et mul jäi pool sellest veresoonest või sellest arterist ja ilma vereta ja sellest tekkis ka siis see jama, et nüüd üks pool südamest enam nii funka kui vanasti. Tunned sa kuidagi teistmoodi ennast praegu? Väsin, jah. Aga see on ka algusasi võib-olla, et eks süda pidi üle võtma need erinevad funktsioonid. Öeldi, et südamelihased on tugevad, ma ei tea küll millest, ma pole kunagi sporti teinud, aga pidid olema, väga tore. Ehk et need siis võtavad kuidagi üle ja see siis see surnud pool, mis on, et selle siis panevad ka kuidagi tööle aga väsimus tuleb kiiremini. Õhtul kell 9 hakkab juba silm kinni vajuma ja päeval siia tulles näiteks nüüd õhtul juba stuudiosse kõndides ikka tunned, võtab kõrgelt hingeldama. Kuidas sa nüüd oled teistmoodi vahepeal käitunud? Ma saan aru, et haiglast aetakse ju nüüd tänapäeval väga kiiresti välja, et sa olid seal mõned päevad ja siis öeldi, et mine nüüd kõnni koju. Kuidas see käib? Ei aetud välja. Tegelikult nad tegid kõik testid ära ja kõik oli korras, et sellepärast ma ise ikkagi olin väga õnnelik, et ma sealt välja sain. Mis ma sealgi siis hoian kohta kinni, et seal ju tegelikult rohkem haigeid võib-olla tuleb järjest sisse, kellel oleks voodikohta vaja ja ma siis nüüd peesitan seal. Häda polnud midagi nägu laia naeru täis, et ma parem olen siis kodus ja taastun seal, aga ei, testid klappisid ja sellepärast välja, nii et kui ma esmaspäeva lõunal sisse läksin, siis reede lõuna ajal sain välja, vahepeal suutsin olla nii intensiivis kui ka üldpalatis ja kui ma tohin, luba palun, ma tahan lihtsalt tänada neid inimesi, kõiki neid arste, kes seal on ja eriti neid intensiivi omi, sellepärast, et see seltskond, see on müstiline kamp, vahetustega nad seal on. Iga piiks, mis kuskilt tuleb, juba siis on kõrv kikkis, vaadatakse, Kristjan, kuidas on? Et sa piiksusid palju või? Ma piiksusin päris palju vahepeal, isegi selle peale, kui kuskil püüad ennast liigutada ja kõik mis moodi su eest hoolitsetakse ja pestakse 2 korda päevas ja kõik see värk, see oli ikkagi super, kuigi sa oled täis mingisuguseid juhtmeid ja asju jube ebamugav. Ma sain kammi, siis aga see tegi südame soojaks, nii palju kui sellest alles oli, sellepärast, et sa pead ikkagi ennast inimesena tundma, sõltumata sellest, et sa oled seal. Kui mul on siin natuke hirmus vaadata, sa oled nii ka energiline, sa liiga palju ei vehkle või ei oleks, mis sul üldse lubatud teha on või mis ega sa maratoni ei tohi ju praegu jooksma minna? Ei, pole õnneks jooksnud kunagi ja ei, jooksmise ja rattasõiduga praegu kriips peal. Rahustasin arsti, ütlesin, pole kunagi sõitnud, pole midagi teinud, ei tee. Ainukene, mis on see, et üle 5 kiloseid asju ei tohi tõsta, see kipub ära ununema. Meeles tuleb pidada hommikul ja õhtul rohu võtmine kindlasti, sest neid rohte on rohkem kui küll, ehk et 6, 7, 8 ja pidevalt siis hommikul õhtul pulsi mõõtmised ja sellised asjad, päeval väike puhkus ja 2 korda päevas vähemalt pool tundi jalutamist. Kui palju sa taastud seest, kui palju sa vana Kristjan Jõekalda tagasi saad? Ma arvan, et vana on suht koos ruttu tagasi, sellepärast, et mulle öeldi 3. päeval juba, et nüüd tunneme teie hääle jälle ära, et hakkab looma. Ma õnneks ei ole, või kahjuks siis, mina võta kinni, ei ole selline suur spordimees või inimene, kes oleks tahaks mäkke ronida või midagi teha endaga kogu aeg. Ma olen piisavalt mugav inimene ja olen kodu ümber ja hea on, kui ma natukene jalutan. Et selles suhtes mu aktiivne elu jutumärkides ei muutu. Mida sa, kas ma saan, et suitsetamine kästi sul maha jätta? Üldse, on tulnud tahe, et tahaksid ühe sutsu panna? Ma olen 2 korda unes näinud nüüd, et ma olen teinud. Ja siis hommikul on stress, jah? See tekib, jah. Aga siis tuleb leida uus mingisugune mõte. Tiit Pruuli kirjutas, et sööb porgandid, et mis asja sa jaurad seal koniga. Alkoholi, kas sellega on nüüd ka absoluutselt 0 või? Seda ma küsisin, sest vaata, stress ei tohi ju tekkida. Stress on samasugune ohtlik asi tervisele ja südamele kui suitsetamine. Ja ma ütlesin, et minu üks stressi maandamine on see, et ma saan sõpradega istuda ja teha ühe klaasikese veini, et kas see nüüd jääb ära. Siis öeldi, et pidage natukene nüüd hoogu, et taastuge,
Nii et päris ära ei jää. Ei jää. Kuidas toitumisega on? Sealiha on nüüd menüüst väljas või? Ei ole, sellega pole ka hullu. Ei tohi süüa väga rasvast, ei tohi süüa väga hullu praetud ja sellist asja. Et tegelikult tuleb toituda normaalselt, tuleb mitmekesiselt, nii nagu meile kogu aeg räägitakse, aga me ei kipu sellest tavaliselt väga kinni pidama. Et nüüd siis tuleb seda rohkem teha. Suur aitäh sulle tulemast ja head terveks saamist. Eks me siis võib-olla kohtume sinu kevadel ja küsime, kas sa oled läinud 100% tervislikule toidule üle ja loobunud raskest sealihast. Suur tänu. Aitäh, palju tervist sulle, aitäh tulemast. Ja Margus on valmis rääkima, mis täna uudist on. Tere õhtust. Tere Kristjan ja tere kõigile uudistetoimetusest. Räägime ikka mitmel teemal, kuid käime ka varjendis. Päästeamet on kaardistanud Eestis umbes 100 avalikku varjumiskohta. Ideaalis võiks neid olla igas asumis vähemalt üks. Samas peaks hädaolukorras varjuma esmajoones oma koju. Avalik varjumiskoht on mõeldud neile, kes on kriisi tekkimisel parasjagu kodust ära. Mida arvab sõjast Ukrainas Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik, see pole meie ametivõimudele veel selge. Kohtumiseni kell 9. Ja meie saate lõpuks lähme taas kord kosmosesse. Pärast siis 29 tunnist lendu jõudis SpaceX kosmoselaev maast 420 kilomeetri kaugusel asuva orbitaaljaama ISS juurde ning põkkus sellega. Ja seejärel hõljusid 4 astronauti, nende seas ka Eesti juurtega komandöör Nicole Aunapuu-Männ jaama sisse, kus neid tervitasid 7 jaamas töötavat astronauti. Neist 4 lendavad nüüd koju tagasi, kuid Nicole Aunapuu-Männi meeskonda ootab ees 150-päevane missioon, mis on siis täis kõikvõimalikke teaduseksperimente. Selline sai meie tänane reedene ring.